Kodukits Aku esitleb. Täna ma olen Võrumaal Vaki külas, Kolotse talus. Kohe hakkame kitse lüpsma ja juustu tegema. Just nimelt. Kohe lähme sisse. Lähme lüpsma sind. Lüpsi aeg. Lähme lüpsma. Alustame lüpsmisega, aga ennem tuleb 4 kitse ilusti sisse lasta. Võta valmis. Nii, lüpsile. 1, 2. Mine. Tule sina ka. 3. Mine. Ja need. Tule. Ja tule. Nii, tee oma katke palun. 4 kitse on. Lähme peale. Ilusti pempud sinna poole. Ma natukene aitan sind, ma panen nende pead kinni. Kui muidu käib siin vist arvatavasti masinatega, siis täna mina proovin oma enda kätega kitse lüpstamist. Kõigepealt peab udarad puhtaks tegema. Kus sa püha pühse? Sina mul puhtalt. Kõigepealt teeme udarad puhtaks. Tõmba nii, et oleks puhas. Neil ei ole valus. Kitses on sul palju hetkel, mitu kokku? 40 on lüpsile. Kui mitu liitrit või palju korraga annab üks kits välja viima? No korraga nad annavad 1,5 kuni 2 liitrit ja kuna me lüpsame 2 korda päevas, siis nad annavadki 3 kuni 4 liitrit päevas. Siin sa pead üsna julge olema ja võtma lihtsalt mitte jalast, vaid udarast kinni. Ja sa pead lihtsalt pigistama. Tuli! Jumal lahe! Ongi vähe rõõmuks vaja natuke see lüpsta ja päris. Aga teeme nüüd masinaga. Nii nagu päriselt. Just nii nagu päriselt käib. Mart ja Merle, te pole kumbki sellised põlised maainimesed, et kuidas te siia jõudsite selle koha peal, kus me oleme? Me jõudsime siia, kuna me tahtsime kindlasti maal elada. See oli selline kindel plaan ja Mart hakkas otsima talu. Temale oli selline rohkem sihipärane tegevus ajalehe kuulutuse peale. Tulime kohale, vaatasime, meil hakkas kohe see meeldima. Me elasime 8 aastat Barcelonas ja seal oli tegelikult kogu selle talu nagu sünnilugu oli seal. Meil oli plaan hakata lambaid pidama ja millega me ka alustasime. Aga õige pea selgus, et sellest nagu ära elada on suhteliselt raske. Et see on ikkagi selline mahuäri ja meil ei olnud piisavalt palju maad selleks ja nii-öelda proovimise mõttes sai siis paar kitse ostetud ja hakkasime kitse juustu tegema ja ka muid piimatooteid ja siis sealt samm haaval läks edasi, nii et nüüd me oleme 8 aastat juustu teinud ja nüüd elatame ennast päris priskelt ära sellest. Kitselüps on tehtud ja nüüd läheb juustu tegemiseks. Nii, Mart, siin me oleme nüüd. Mis ruumiga tegemist on? See on meil siis meieriruum, selline suhteliselt pisike, peaaegu portatiivne. Siin on juustukatel 200 liitrine, millega me siis igapäevaselt töötame. Ja praegu käib siin pastöriseerimine, nii et piim on nüüd kindla temperatuurini üles kuumutatud ja praegu siis need kahjulikud bakterid siin hävivad ja edasi läheb siis juustu teoks juba. See on nüüd juust, mis on jäänud siia ootele. Mida ta ootab? Jah, see ootab nüüd soolvette panekut või soolamist, et see on eilane töö. Üks partii juustu, nii palju seda ühest katlatäiest välja tuleb. Iga kera on siin, ma arvan, need on suured kerad, on kuskil 5 kilosed, ehk siis 5x5, peaaegu 25 kilo. Temperatuuri järgi on tegemist külmakambriga siis? Jah, siin võiks suvel magada isegi, oleks päris mugav. Mis see siin on? Siin on soolavann, et siin on küllastunud soolarahus ja siin siis juustud soolduvad. Et juust on võimalik soolata ka nii-öelda terasse, ehk siis juustu massi sisse pannakse soola
need sordid, mis meie teeme, neid peab kerana soolama ja olenevalt juustutüübist, siis hinnad on 24 tundi või 48 või vahel ka. Kokku on hetkel siin kui mitu erinevat sorti? No eks nii palju, kui meil menüüs on, nii et siin peaks olema 12 või 13 erinevat sorti siis. Ja väärtuselt ostuks mingi 30 000 eurot on see ringes. Just. Ja muidugi siis, kui tuletegi siia avatud olude päevale ja kui mõnel on soovi, võib ju tegelikult kogu kera kaasa osta. Võivad kera kaasa. Võib lausa 2. 18-19 juuli toimuvad siis avatud olude päevad. Et mis siin toimub? Toimub see, et siis saavad kõik ise näha, mis meie peame iga päev tegema. Alustame laudast, kuidas kitsed on. Ma jätan alati sinna mõned valvekitsed, et saavad kõik näha, kuidas see kits üles läheb. Valvekits? No muidugi. Et siis, sest ma ei saa ju päev läbi kõiki lüpsta, et siis on üks, keda siis saab udarast tõmmata. Ja siis on ka siis, hõlmab seda sees käimist, et siin on näha läbi selle klaasi siis, kuidas juust, kus valmib ja kus ta laagerdub. Ja sinna kõrvale siis räägin kah, meil on iga täistund on selline ekskursioon, kus ma siis ise viin läbi ja räägin, et mida me teeme ja miks me nii teeme. Ja me oleme mahetalu, neil on loomad on mahekasvatuse peal, nüüd on juust, on mahetoode. Et inimesed näeksid, kust see toit tuleb ja kui raske see tegelikult ikkagi on, see toidu tootmine. Istu maha ja räägime juttu nüüd. Just nimelt. Tule siia kõrvale, räägime juttu. Räägime mehe juttu ikka. Huvitav on olla siin muidugi. Oled nagu selline oma, aga samas nagu pole kah. Valge vares kitside seas. Tule siia. Tule meile külla.